tõmban kohalikuks väiksemaks ja ettevõtte, et metas enam ei turunda, et liiga täiskasvanu, liiga suur konkurents, ei taha seda teha ka, et ta on rohkem tarkvara kui mängud ja rohkem täiskasvanutele. Et jah, suure riski võtsin natuke liiga kõrgel, on oma ettevõttega olnud, sellest ka see kerge kurbus, et tugeva konkurendid ei olegi ilmselt võimalik, on ju, suurelt võita. Alla saab siis, et jätan selle liiga agressiivse autori ära siis, et see on nagu levinud viga, et see autor hakkab nagu ettevõttest üle sõitma. Et mina tahan teha sellist loomingut ja vahet ei ole, kas keegi ostab. Et see ettevõtluskool just soovitab vastupidi, et mida inimesed tahavad ja siis sellele vastavalt ainult. Ja see toimib super hästi ja inimesed on rohkem rahul siis, et muidu need panus lähevad nii kõrgeks ka, et üks konkreetne kunstižanr on ja peaks võitma on ja mitmes piirkonnas, et see seda mõjub halvasti ja see läheb ka väga raskeks, et seda ma ei hakkagi tegema. Et keskendun siis väiksele kohalikule füüsilisele ärile ja vaat need kohalik turg on isegi suurem. Ja kohalik turg on põnev selles mõttes, et mulle meeldib nagu füüsiliselt vaata ringi, mitte ainult selle internetis kogu aeg. Et päris inimesed on ja päris kohtumised ja põnev on ja. Et jah, ja kohalik turg on suurem, et ja põnev on, et seal meeldib. Ja no vaatan esimeste aastate Campbell, ma usun, et see on nagu algavat ettevõtte puhul ka tavaline, et proovid liiga agressiivselt hästi palju võita. Aga lastele, kui sellest toodud meeldis see risk, et veel rohkem meeldib neile, kui see teenindus on meeldiv. Et kui see inimene ei ole nagu mures enam, et teenindab on paremini, see meeldib veel rohkem lastele. Et sellise ma asun järgmine samm, et kuidas siis mõistlikult ja hästi ja õigesti ja targalt on siis seda kohalikku äri teha, siis ma vaatan veel, et ja see kämblemine või mõeldamatult kõrge risk ei meeldi üldse inimestele. Ja veel tuleks olla vähesega rahul, õnnelik rahul, et inimesed ka ei taha kriitikat üldse siin. Näiteks siin on mingi suur ristmik on praegu ehitusel, toodud ummikud ja nad ei taluks kriitikat selle kohta, et üldse neile meeldib segadus, see on mõnus. Et mitte kritiseerida, vähesega rahul, õnnelik on ja vähem konflikte ja tuleks tulla inimestele rohkem ka vastu siin füüsilist, et pakkuda seda, mida küsitakse, mida tahetakse, seda siis ka ja anda. Peresõbralikke mänge tahetakse, tuleks olla lastesõbralik ettevõtte, see on peresõbralik esimene mäng on väga hästi nagu läbi läinud. Et pigem tauniti seda nagu internetis passimist või üks istumist, aga siuke füüsiline kohalik peresõbralik väike mäng, et see läks väga hästi peale. Ja lastesõbralik tuleks olla. Siin on veel mingi konkurendid, on mingi laste mängutoad. No ma räägin, et konkurendid on nagu tugevama ka, et lastesõbralik kohalik ettevõtte, seal noodi istuvad juba ees, laste mängutoad. Kellel on videomängude osa, aga see on väike, et neil on see suur füüsiline action. Et nendest jagu ilmselt ei saaks, et inimesed ka ei taha seda ekraanides passimist nüüd nii palju. Et jah, teha targalt ja mõistlikes kogustes ettevõtte ja ei tohiks seda kurbust ka nagu nii palju tekkida, et mina ei võitnud seal kõrgel oma ideega. Et seda ma avastan igalt poolt, pokkerist igalt poolt, et miks see muidu kurvaks on, et sa enda jaoks liiga kõrgel proovisid võita. See on arendav, aga palun seda liiga kõrget ja sulle mõjub emotsionaalselt mingi väike kaotus või see et sa ei saanud nii palju, kui sa tahtsid, siis sealt raha näiteks. Et siis kui nad panevad liiga kõrget, siis see muutub nagu kurvaks või mingi emotsionaalne tagasilöök, nagu kurbus, viha või hirm. Et see lihtsalt sellest, et see mängib liiga kõrgetel panustel, et enda jaoks liiga kõrgel.
et noh, see mõjutab liiga tugevalt, ja et seda mitte teha. Seda ma nüüd pokkeris olen 5 kuud nüüd olnud. See aasta olen olnud siis 20 korda madalamatel panustel kui eelmine aasta ja väga rahul. Liikusin 20 korda allapoole ja väga rahul, super hästi. Et ja asi ei ole mingites teistes inimestes, asi on mu enda selles ettevõttes, enda karjääris, enda tegevustes, kus need probleemid nagu tegelikult on. Ja et siis kliendile meeldiks need jätkuvad töötoad ja see ettevõtja just, mitte see agressiivne isekas autor, vaid see ettevõtja, kes pakub siis meeldiva järjest parema teenindusega need töötubasid. Ja et ja kõik ülejäänud probleemid, mis tulevad siis peamiselt liiga kõrgel mängimisest, eks see ole lahendatav, et ma ei saa seda lahendada ohuolukorrast, ma pean seda lahendama, et olla mõistlikel, sobivatel panustel ja lahendama see rahulikult seal, kus on hea hetk selleks, hea keskkond, mitte et kogu süsteem oleks nagu ohus, punases, sealt ei saa seda lahendada, et seda saab lahendada heast kohast ja mina ütleks, et super hästi on läinud, et see üllatavalt hea vastuvõtta nende arvutimängu loomise töötubadel olnud. Toimis super hästi, vaatan esimene õppeaasta mingi pluss 3200 eurot. Et ja see kulud on, ainukese kulud on siis see veebi kodulehe hostimis, aga seda ma hullult ise tahtsin teha, seda kodulehe hostimist, et no need kulud ei ole ka suured, need on mingi 100 kuni 150 eurot aastas või noh, jah. Et jah, põnev on parem kui siuke thrilling ohtlik, et ei tasu igale poole ja ronida, et mulle isegi meeldib vaadelda veel naljakas, kui sa nagu teed online mingit tegevust ettevõttega, näiteks arendad mingit suurt tasuta osa kuskil YouTube'is ja siis mõne aja pärast see tuleb nagu hästi head konkurentsi täis. Et ja see hinnad lähevad alla, siis ise sealt osta midagi, et konkurent on nagu tugevam, konkurent on rohkem huvitatud sellest piirkonnast. Et vaatangi, et mingi Euroopa mingid ettevõtted, kui teistest riikidest on tugevamad siin nende jaoks välismaal, kui mina siin kohal. Et kas ma viitsin seal nende vastu minna, et ei viitsi üldse ja ma ei taha seda teha. Et ja väga hea meel on, et keegi viitsib seal teha midagi. Või need sama kohalikud konkurendid on siis need laste mängutoad. Et mulle meeldib seal, kui on mingi pidu või asi, et see on mõnus rüübata mingit jooki seal et milleks oma pead vaevata, et kuidas seda ära lõpetada, et see on absurd, et väga hästi üldiselt meeldivad konkurendid on sageli, kus mis lihtsalt annab märku, et ma olen ise liiga kõrgel, et tark oleks minna tagasi. Eks see agressiivne autor on ilmselt selles süüdi, et teatava žanri mingi võidukäik on siis olnud minevikus plaanis või midagi sellist.